Kus oled nüüd sa, mis sinust on saanud? Üline tee, mida mööda sai käinud, tolmuks on saanud. 25-aastane Olga Tapner ja 36-aastane Ivo Tapner lahutasid oma abielu 2006. aastal. Neil on peagi 3-aastaseks saav poeg. Siiani on aga määramata, kellega laps elama peaks. Mõlemad vanemad soovivad last endale. Omavaheline leppimine on välistatud. Iga kord, kui toimub lapse üleandmine kas Olgale või Ivole, läheb jälle andmiseks. Оля, отойди. Отпусти меня, Отойди. Знай, как следует. Ну-ка, выходи из машины, пидор. Блядь, что надо? Выходи, отдай ребенка, сволочь. Что надо? Paraku on see lapsele aga kõige ehedam psühhoterror, kui ta on sunnitud pealt vaatama oma isa ja ema vahelist vägivalda. Naise isa käest sain korra tutaka aasta kaela, naise käest sain 3 korda rusikaga aasta põske. Ja läksid laste kaitsesse, mis öeldi? No jah, ema oli afektis. Ja noh, eks sama suhtumine oli ka tegelikult politseis, noh. Et no vaatame, mis teha saab. Rõõm ja õnn, mis meile said osaks, leplikuks jäid. Vanemad võitlevad justkui oma õiguste eest, aga lapse õigused unustatakse sootuks. Vastastikuste süüdistuste, protsessimiste ja kohtuskäimiste jada on pikk. Pabereid on kausta kogunenud palju, aga õigluse saavutamise sõjas juhtub nii, et pisipoja kannatused ja nutt ei lähe vanematele ega ka vanavanematele tegelikult korda. Tülitsedes ja karjudes ei pane nutvat pisipõnn ja auto tagaistmel justkui keegi tähele. Põhiline on ikka see, et saaks oma endisele elukaaslasele kas sõnade või kätega korralikult pasunasse sõita. Hingeliselt on see lapsele talumatu. Aga siiski on olemas süsteem, et kohalike omavalitsuste kaudu saaks tellida teenust vanemate lepitaja. Vastava koolituse läbinud vastava sertifikaadiga inimesed on siis litsentseeritud ja nende teenus on just nimelt aidata neid vanemaid, kelle omavahelised suhted on nii sassis, et last ei taha teisele näidata. Ja mul on ka hea meel öelda, et Eestis on kaalumisel, tähendab kõik osapooled suhtuvad positiivselt, aga juriidiliselt võtab asi natuke aega, et õiguskantsleri juurde luuakse laste ombudsmani ametikoht, kelle ülesandeks on siis täpselt samamoodi lapsi kaitsta ja nende huvide eest eraldi just ainult laste huvide eest väljas olla. ÜRO lapse õigusi käsitlevas konventsioonis on aga üheselt kirjas, et igal lapsel on õigus mõlema vanema hoolitsusele ja armastusele. Eestis jääb see pahatihti vaid tühipaljaks sõnakõlksuks. Vaatamata sellele, et mõlemad vanemad on seaduse silmis täiesti võrdsed, ometigi tundub meestele, et naised teevad nendele liiga, kohtunikud on naised, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad on naised, et kas võib olla nii, et naised teevad kokku mängu ja panevad meestele ära lihtsalt? Ma usun, et ükski professionaalne sotsiaaltöötaja ei tee kellega kokku mängu, olgu see või enda parim sõbranna. Küll aga ma arvan, et võib-olla on nende inimeste tööpõld liiga lai, kes nende küsimustega peavad tegelema. Ja mis puutub sellesse, et enamik on naised, no keegi ei keela ka meestel võtta neid samu töökohti, ainult et vist nad selle palga peale ei läheks. Muidugi nüüd on hädasti last vaja. Aga miks nendele ei näita last? No kes see maksab? Kes see maksab? Ta ei maksa mitte sentigi, lasteaeda maksta ja ei saa lastele söögiraha ei anna. Ja kujutate ette, et siis tahate taskab sinna raha. Ei. Sellised lapse isad kerigu kuskile mujale, selliseid meil ei ole vaja. Õnnelikult alanud kooselu on karile jooksnud. Kunagi mehele nii armas naine kisendab nüüd loomastunud häälega läbi ukse. Tuppa ei lase. Naise ja lapse juures korteris on aga juba uus mees. Ukse taga seisjal mehel ehk lapse isal pole sinna majja enam asja. Mis sest, et tema lihane poeg elab just teisel pool ust. Küll on aga isa raha seal majas vägagi teretulnud. Paraku ei taga aga raha väljakäimine veel oma lapsega kohtumist. See sõltub eelkõige ikka ema suvast. Pahatihti pole aga sellistel emadel kavatsustki last oma bioloogilise isaga kokku lasta. Tuleb välja, et Eestis on justkui sugudevaheline sõda täies hoos. Paraku pole meestel lootustki seda võita. Laps kui vägev tuumarelv selles sõjas on ikka naise käes. Paraku see on üsna tavaline pilt, et vanem kasutab last teise vanema vastu relvana. See peab olema väga avara hingega isa või ema, kes suudab ainult head teisest vanemast lapsele rääkida, kui on lahku mindud. Ja tavaliselt laps muidugi hakkab kannatama selle all, sest tema mõttemaailm kisub kiiva, et näed, ema on mul kangesti ja isa on jälle sellest väga-väga paha. Kes olen siis mina?
Ivo Tapner pole naiste eelistatud seisundiga leppinud. Ka mehed armastavad oma lapsi ja saaksid nende kasvatamisega suurepäraselt hakkama. Ivo on kulutanud õigluse ning pisipoja kasvatamise nimel palju raha. Kohtus on meest saatnud ka mõningane edu. Minuga on niimoodi, et on tehtud esmase õiguskaitse määrus seniks, et isal oleks lapsega suhtlemine, kui on tulnud kohtuotsus. Minu puhul tähendab see seda, et ma peaksin last nägema 2 päeva koos ööbimisega nädalas pluss jooksvalt 8 tundi. Paraku tema endine elukaaslane Olga Tapner vilistab kohtuotsuse peale ja ei kavatse Ivole last näidata. Seaduse järgi peaks nüüd mängu tulema kohtutäitur. Huvitaval kombel ei taha aga kohtutäitur Ivo kohtuotsuse täitmist enda peale võtta. Väike stiilinäide Jõhvi kohtutäituri Kristel Maalmani suhtumisest. Ei, me ei võta seda vastu, sest te olete ühe korras esitanud selle täitmiseks juba. Aga miks te ei võta täiteavaldust vastu? Te ei pea täitma. Mina olen oma seisukoha andnud juba. Väga tore, aga mul ei keela keegi teile tuua täiteavaldust, et te võtaksite vastu ta. Ja ongi kõik. Ma ei taha teiega vaielda, aga kakelda. Mina olen teinud ühe korra oma otsuse. Jaa, tore. Miks te siis mängite lolli? Mina ei mängi lolli, teie rikute seadust. Missugust seadust ma rikun? Oma seadust. Oma seadust. Minul ei ole oma seadust. Teil on. Kohtutäituri eetikate koodeks on. See on siis mina valve alla, see on siis. Politsei kutsutis, ma ootan. Ja ma lähen teiega Kristel Maalman kohtusse, arvestage sellega. Aga kuulame, mida siis kohtutäitur Kristel Maalmanil endal öelda on. Kas tõesti on kohtumääruse täitmist nõudvad kodanikud huligaanid, kellele tuleb politsei kutsuda? Kui isik segab täitetoimingu juures või keeldub kohtutäituri korraldusi täitmast, on kohtutäituril õigus ja kohustus paluda abi politseilt. Selline vabandus siis. Eks peamine on kohtutäituri jaoks ikka raha. Ivo Tapneri jaoks tähtsa kohtumääruse täitmine, aga mingit raha täiturile sisse ei too. See on teie meelevaldne tõlgendus. Keeldumine peab olema kirjalik. Ja mina teen alati kirjaliku keeldumise, kui mulle mingi asi ei ole võimalik täitmisele võtta. Lõpuks võttis Tapner kohtumääruse ajada kohtutäitur Natalja Malahova. Miks ma võtsin? Kohtumääruse resolutsioonis oli kirjas, et näiteks, mis oli kirjas, isal on õigus suhelda oma lapsega. Minu arvamus, et kohtutäituril on õigus võtta dokumente ja täita antud kohtumäärused või antud kohtuotsuses. Kohtutäituril õigus ainult saada dokumente kohtusse ja siis kohus võib trahvida. Näiteks ma näen, et mõnikord naised või nende käitumine on niisugune, et ma näen, kelle süü antud asjas. Ja naised teevad liiga meestele, teinekord. Osaatus kasveb soosidi, osaatus kõrge austuvi. Laste kasvatamine on kallis kohustus. Alimentide maksmisest hoiduvatelt meestelt püütakse iga hinna eest raha kätte saada. Selle tarbeks on Justiitsministeerium loonud isegi niinimetatud rongaisade häbiposti. Aga ka seal võib võidutseda ebaõiglus. Näiteks Ivo Tapneri imestaks, kui ka tema nimi seal patuste nimekirjas ilutseks. Elatist olen maksnud oma vanemale pojale vabatahtlikult ilma kohtuotsuseta. Maksan ka praegusel ajal nooremale pojale, kuigi ma aastaaega teda põhimõtteliselt ei ole näinud. On mul küll oleval elatise võlg, mida eks-naine nõudis põhimõtteliselt selle aastaaja eest tagant järgi, kui laps elas minuga, mis on ka tõendatud, aga meie kohtusüsteemid tegid 2 nädalaga kirjaliku menetlusega otsus, et maksa ja me ei võta arvesse ühtegi tõendi. Ja sellepärast mul see võlg on ja ma ei kavatse seda maksta. Nüüd tuleb aga soe soovitus kõikidele isadele. Hakake igaks petteks tšekke koguma. Juba praegu, kui teie pereelus veel kõik on ilus. Ühel päeval, kui teie teed naisega lahku lähevad ja statistika järgi lahku lähete te nii ehk nii, siis on teil hulga kergem tõendada oma osa lapse kasvatamisel. Vastasel juhul võib teil minna samamoodi nagu Saaremaa mehel Mardil. Aastaid maksis Mart oma naisele Tiiale alimentiraha otse pihku. Naine ise soovis nii, sest maakülas elades oli ikka eelkõige sularaha vaja. Ei olnud seal siis veel mingeid pangaautomaate ega kaardiga töötavaid kassaaparaate. Mingeid tšekke Mart ei kogunud
ja allkirja oma naise käest ei küsinud ka. Usaldas, mõtles laste peale. Ühel päeval aga naisukese meel muutus. Tiia nõudis kohtu kaudu üle 100 000 krooni. Mart oli lõksus. Nuttis ja maksis ning kaevata polnud kellelegi. Ilmselt tuli taoline petulugu tuttav ette 10 kui mitte 100 Eesti meestele. Kui nüüd must huumor appi võtta, siis seda lugu vaadates võis ehk nii mõnigi mees vabatahtliku kastreerimise peale mõtlema hakata. Sellega aga ei tasuks kiirustada. Kuuldavasti teeb islamiusk Euroopas võidukäiku ja varsti pidavad seega Maarjamaale jõudma. Koraani järgi aga pole moslemi naistel suuri õigusi ja siis ei pea mehed enam laste nägemise pärast muretsema. Siis otsustavad juba mehed, millal ja kas üldse naised oma lapsi näevad. Hetkel tuleb sellest veel ainult unistada. On saatus, kas see on süü?